No tšau, üks armas inimene küsis, et kas ma saan uuesti üles laadida video, mis mul kunagi oli teise nimega lehe peal ja video sisu oli vaimse maailma pagunid. Et seda videot ei ole enam. Ma mõtlesin, mul ei ole seda enam alles, aga ma räägin uute sõnadega, võib-olla natuke täiendatud kujul. Sama idee kannan edasi, mis tookord oli. Vaata, ma näen niimoodi, see, millest ma räägin, see on ainult see, kuidas mina asju näen hetkel. Ja, et see ei ole absoluutne tõde. Aga nii, kuidas mina asju näen, on, et on olemas kaks suurt tulpa, kaks rühma, mis siis jagunevad väikesteks alarühmadeks. Ja? Kaks suurt hierarhiat, kaks suurt rühma. Nii. Ja mõlemas hierarhias on võimalik ülespoole liikuda. Nii. Mis see tähendab, mis hierarhiad need on, mis omadus või mis seal toimub? Vana, räägi täpsemalt. Nimelt, intelligentsus. Ma mõtlesin, mis ühine nagu tuum neil on intelligentsus. Ja? Mõlemas hierarhias, mõlemas rühmas ülespoole liikumise jaoks kui intelligentsus peab kasvama. Ja? Ja mis see tähendab? Mis see tähendab? Intelligentsus on mustrite märkamisvõime ja et sa näed, sul on parem ülevaade, mis millegini viib ja mis asjad, mis tagajärjed mingil käitumisel on, mis tegevusel mingid tagajärjed on. Sa näed nagu kõrgemalt tasandilt, sa näed suuremat pilti, sa hoomad nagu paremini, mis mingites olukordades toimub ja sa näed selgemalt, sa näed inimesi sügavamale ja sa näed, sul on rohkem infot kätte saadav. Ja, et see on siis nii, aga kuidas nendes hierarhiates siis neid paguneid teenida, et mismoodi nii-öelda see käib ja mis neid kahte tulpa eristab veel. Üks on veel, et nad on intelligentsus peab kasvama, et mõlemas ülespoole liikuda, et paguneid teenida. Aga mis neid kahte omavahel siis veel eristab? Üks on ego, isekus, suletud süda ja ego ja isekus, võim. Nii. Teine on südamega. Üks on südameta, teine on südamega. Üks on isetus. Üks on tõde ja isetus. Ja? Armastus koos intelligentsusega. Nii. Teine on isekus, võim koos intelligentsusega ja ego ja enesetähtsus koos intelligentsusega. Nii. Ja nüüd need jaotuvad igale pool veel, kus sa võid igas eluvaldkonnas hierarhias kõrgemal on tavaliselt kõige intelligentsem. Aga kui palju tal on nüüd südant? Ja, see on küsimus. Mõtlen, mõnele inimesele vaatad tänava peal silma. Vaata, erinevad reaktsioonid võib tekkida. Kui sa näed, et mille järgi saad aru, et keegi on sus nähtamatus maailmas kõrgemal positsioonil, kuidas sa seda tajud, kellel on rohkem paguneid? Ja? Üks on see, mis me näeme ja see füüsiline maailm, aga on nähtamatu maailm, see vaimne maailm, energeetiline maailm. Kuidas aru saada, et inimene on sinust, tal rohkem paguneid peal? Kui sa vaatad talle silma, siis sa saad selline tunne, et ta näeb sind läbi. Ja? Selline tunne tekib, et ta näeb sind läbi. Nii. Siis see võib tekkida selline reaktsioon, et sa tahad konkureerima hakata temaga. Võib tekkida selline tunne, et sa ei taha üldse tema seltskonnas olla, tahad ära minna, ebamugav on. Ja.
et ta nagu sihuke tunne, et ta no mis iganes ego mõtleb õigustuse välja. sul võib tekkida tunne, et sul on nagu austus, tekib nagu hästi, sa nagu hakkad alt üles rääkima temaga nagu ülemuse või õpetajaga. tekib selline tunne, võib tekkida. Need on need omadused, mille järgi võib saada aru, et inimene on nii-öelda nähtamatus maailmas sinust kõrgemal positsioonil. mõnikord on, vaatad inimesele täiesti juhuslikus kohas võid näha kedagi nagu selles suhtes, et vaatad, vaatad, et see on nagu, ta näeb nii, noh, et vaatad silma, sa tahad aru kohe, et see inimene näeb väga-väga selgelt ja sügavale, aga tal ei ole südant. ta süda on kinni. see tähendab, et ta nagu, ta kuulub sellesse hierarhiasse, et ta on võimeline nagu selles suhtes, ta võib öelda, panna mingisuguseid sümboleid veel, et seal on mingi sotsiopaadid ja psühhopaadid ja nartsissistid, kes noh, need, kes on selles hierarhias ja, aga õiglustunne on ka veel, õiglustunne, vahet ei ole kumbal pool sa oled, õiglustunne, et see, et mida neid paguneid ei saa juurde, kui õiglustunne ei ole paigas. vahet ei ole kumbal pool sa oled. õiglustunne peab olema nagu küllaltki hea ja see sul ei anta, tähendab sa pead nagu, sul tekib nagu vastutus teiste inimeste saatus üle otsustada, jah. aga see on hea, kui sul on nagu õiglustunne. kui sa seda teed, sa ei tahaks, et kui kes iganes otsustab neid karistusi või mis saama hakkab, et tal oleks õiglustunne. ta ülekaudu teeks. ja see, et mida kõrgemal hierarhias inimene on, mulle tundub vähemalt, et selle inimese silmadel on palju rohkem kaalu. nagu palju rohkem kaalu. kui see näeb, et keegi ülekohtuselt käitub või midagi valesti teeb, siis selle inimese silmad, tähendab, kui see inimene näeb, siis sellel on palju rohkem kaalu, kui keegi lihtsalt väga unes inimene näeb. et vaata, et kuidas siis saada rohkem paguneid, nähtamatu maailma paguneid, kuidas siis saada, intelligentsust peab kasvama ja energiat, su sisemine jõud, energia peab kasvama, intelligentsus, sa pead rohkem teadvale tulema, sa pead nagu mustreid hakkama märkama rohkem. paguneid saab ka siis nii, et elu hakkab tooma juurde teste, nagu kuidas sa läbid teste. testi sa läbid tänu sellele, et sa märkad mustreid, nagu ma ütlesin, intelligentsus on mustrite märkamisvõime ja elu hakkab tooma mingisuguseid olukordi, kus sa nüüd näita, kas sa said sellest õppetunnist aru, mis eelmine kord toodi sulle. ja siis, kui sa said läbi, siis said paguneid juurde. Ja. aga ma räägin, seal südame poole peal ei ole vahet. nagu seal ei ole vahet. sul see enesetähtsus ja ego, see vale mina identiteet, osakaal, see just kahaneb, nagu sul ei ole oluline. sa ei taha üldse, nagu sul ei ole, et see kuskil, sul on ebameeldiv, kui keegi tõstab sind poodiumile, jah, mitte vastu, tähendab, seal tulbas ei ole oluline, seal on just vastupidi, see enesetähtsus hakkab kahanema. aga seal teises tulbas, seal just seda olulisemaks saab. üks on südamega, teine südameta tulp. no need on lihtsalt sihuke mustvalgeks tehtud praegu. et nagu see mudel üle tuua ja siis elu mudel edasi anda nagu ja siis elu hakkab tooma teste, kui aus sa oled, kui
kui aus sa suudad olla, toob sulle olukordi, okei, kuidas sa siin käitud, kas sa teed oma väärikuse nimel siin järeleandmisi näiteks, toob sul mingi olukorra, vaatab, okei, kas sa siin valetad, jah, paneb sulle mingi olukorra, kus jumala ebamugav on tõtt rääkida ja vaatab, kui teeb testi, kas sa valetad. Või paneb mingi olukorra, okei, tähendab, neid on mustmiljon, neid mooduseid, kuidas elu tuleb meid testima. Neid on mustmiljon ja siis vahepeal tunned nagu või toob sulle mingisugune ükskõik, noh, mida rohkem testi läbid, seda tunned, enese sisemine jõud järjest kasvab. Nagu austus kasvab enda vastu, nagu või kuidas me tahame seda nimetada. Sisemine jõud kasvab. Sa võid ükskõik ja mida rohkem seda sisemist jõudu kasvab, seda rohkem sul tekib, sul ei ole nagu, no mis iganes, me võime siin seal tänapäeva staatuse maailmas, ma ei tea, no tuleb keegi, mis iganes inimene mingi tähtsal positsioonil, sul ei ole mingisugust, sa ei pane teda poodiumile ja sa ei tõsta teda endast kõrgemale. Ja mida rohkem sul paguneid on, seda rohkem sina saad väljas käia niimoodi, et sa ei tõsta, seda vähem inimesi järjest jääb siia maailma, keda sa tõstad endast kõrgemale. Noh, see toimub automaatselt, nagu sa ei peagi seda, noh, et ma teen nüüd seda teadlikult ja see toimub automaatselt. Kui sa kohtud kellegiga, siis su keha tunneb ära, kas see inimene on sinust kõrgemal või ei ole. Kas sa viskad talle kulpi või ei viska. Kas ta on nii-öelda, on tal nähtamatu maailma rohkem paguneid kui sul või ei ole. Tunned energeetiliselt on see tunda, kui sa oskad märgata seda, siis sa tunned ära. Sa näed juba silmadest, näed ära. Tekib, ma räägin, austus tekib, nagu kohe tekib austus. Vot, kuule, aga kõik head.